tere pärast lõunat või õhtut õigemini juba. Et rohelise värava keskkonna laval jätkame nüüd kolmanda aruteluga ja see arutelu pealkiri on, et kust tuleb toit ja kuhu läheb reostus. Ja ma arvan, et mul on siin minu kõrval Eesti kõige paremad põllumajandussektori ja põllumajanduse keskkonna eksperdid ja esindajad ja saalis on ka palju tarku inimesi ja palju huvilisi, ma näen, väga tore. Minu nimi on Silvia Lotman, töötan Eestimaa Looduse Fondis looduskaitse eksperdi ja juhatuse esimehena ja sealt poolt alustades Roomet Sõrmus, põllumajandus-kaubanduskoja juhataja, on õige. Ja siis on meil Jaan Sõrra, tuntud arvamusliider põllumajandusteemal. Ja siis on meil siin Kristjan Piirimäe, kes on põllumajanduskeskkonna ekspert ja merereostuse ja veereostuse ekspert. Ja ma alustuseks küsin teilt sellise isikliku sissejuhatava küsimuse igalt ühelt. Kui palju te iga päev mõtlete selle peale, et kust tuleb toit ja kuhu läheb reostus? Roomet, sinust. No, tarbijana ma mõtlen sellele ka, aga kuna ma töötan selles valdkonnas, siis ma mõtlen sellele, ma arvan, iga päev, et kuna toidu tootmine ja teiselt poolt siis ka põllumajanduses tekivad jäätmed on nagu väga selgelt nagu selle asja koostisosa, siis nendele teemadele mõtlema peab, et põhiküsimused selles valdkonnas alati, mille peale mina mõtlen, seostuvad sellega, et kas toota vähem ja siis ka saastada vähem või toota nii palju, kui on vaja toota, aga rakendada mingeid meetmeid, et seda saastust võimalikult kontrolli all hoida ja et see mõju keskkonnal oleks võimalikult väike. Aga selge on ka see, et ma arvan, iga tegevus, mida me teeme oma mõju keskkonnale, et selles mõttes toidu tootmine ei ole mingisugune erand, et sellel ei oleks mõju, oleks ilmselgelt täiesti mõttetu väide. Aitäh, Jaan. Nii sealt, kus toit tuleb, kuna ma olen ise otsapidi ka tegev põllumees ja nagu kõik inimesed söön toitu, siis mõtlen nii öösel kui päeval, et vahel läheb öösel ka uni ära ja lähed külmkapi kallale ja kust ta ikka tuleb. Et meie vähemalt seda teame, kus see toit tuleb, aga mul oli siin mingi aeg tagasi Põllumajandusmuuseum korraldas kirjandivõistluse Tartu linna koolides ja siis mulle anti ka neid lugeda, siis sealt oli küll jube lugeda. Et ega tõesti vähemalt lapsed ei tea küll, kus see piim tuleb ja kus see leib tuleb ja nii edasi. Et seda me peaksime kindlasti sellel suunal tegutsema. Et noored on meil tulevik ja kui kuskil seal 5.–6. klassi laps ei teadnud, kust piim tuleb, et piim tuleb poest ja leib tuleb leivatehasest, siis see on natuke pahasti. Aga mis puutub nüüd reostusesse, siis võiks öelda seda, et ega kõik need kemikaalid ja väetised ja need on iga aastaga lähevad kallimaks läinud. Näiteks sellel aastal ei ole põllumeestel, viljakasvatajatel eriti hea aasta, hinnad on langenud, et ega põllumehed panevad seda täpselt nii palju, kui on vaja. Ja ega reostusuuringuid on olnud, aga mina olen näinud ikkagi seda protsenti, et kui palju siis tuleb see põllumajandusest. Me teame, et meil on siin veel puhastamata heite vett väga palju ja igasugused pesupulbrid ja muud asjad, et ma arvan seda, et kui nüüd Brüsseli rahaga saavad kõik need kanalisatsioonivärgid ka väiksemates asulates korda, et siis kindlasti see reostus väheneb. Küsimus oli selles, et kui sageli mina mõtlen nagu sellele, et kust tuleb toit ja mis siis nagu on selle keskkonna mõjud. Tõesti käsi südamel võin öelda, täna tõesti nagu mõtlesin selle peale, eile mõtlesin selle peale ja tõesti spontaanselt mõtlesin sellepärast, et siin pakutakse hoopis teistsugust toitu, et ma olen harjunud sööga. Vältimalt hakkad kohe mõtlema, et oot. Kõigepealt on see telk, kus pakutakse ainult
taimetoitu ja mahetoitu. Ja see teeb loomulikult ühest küljest nagu vihaseks, sellepärast et mina lootsin, et muidugi saab jällegi seda kõrvetatud sealiha süüa kõhu korralikult täis, nagu niisugustel festivalidel on, aga näed, ei ole. Aga teisipidi tekkis jällegi nagu rõõm sellepärast, esiteks see toit on nagu ikkagi tervislik ja teiseks on ta keskkonnasõbralik. Aga see, mis jällegi nagu muret teeb, on see, et väga palju tegelikult eksootilistest maadest importitud toitu. Et esiteks loomulikult see import ise, see transport, sellel võivad olla suured keskkonnamõjud ja teine asi see, et kas tegemist ei ole mingisuguse imperialismiga seal halvas mõttes, et kas nendes eksootilistes maades ei juhtu midagi halba sellest, et sealt seda toitu meile, nad toodavad meile toitu, kas neil on tegelikult seda põllumaad piisavalt ja kas nende põllumaad sellest ei kannata kuidagi, et me saame seda neile nautida. Me oleme see väga elitaarne seltskond ja meil ei sobigi seda Eesti oma toitu süüa. Me tahame sellist eksootilist, huvitavat toitu süüa ja siis nüüd selleks, et oma sellist elitaarset nagu tegelikult need on tegelikult sellised nagu tungid, ülbed tungid, mis meie sees on. Seda rahuldada me siis tegelikult kurname nagu mingisuguseid kaugeid nagu riike. Võib-olla me saame seda odavalt, sellepärast et seal on odav tööjõud, võib-olla orja tööjõud. Aga jah, tõesti ma mõtlen nendele asjadele. Mul lihtsalt tekkis kohe mõte siit selle teemaga edasi minnes, et kevadel ma käisin ühel väga huvitaval konverentsil Berliinis, kus küll rääkis majandusteaduste professor, aga ma ei olnud sellist mõtteviisi nagu liiga tihti kogenud ja jutt käib siis sellest, et me Euroopas mõtleme igasuguseid toredaid keskkonnaalaseid piiranguid ja võimalusi, kuidas siis oma nagu ümbrust ja nagu piirkonda säästa. Näiteks viimased arengud sellest, kuidas siis niinimetatud rohestamise raames me oleme valmis jätma mingisugused 5 või ka tulevikus 7% oma põllumaast tootmisest välja. Just selle nii-öelda mõttega, et vähendame survet keskkonnale ja Vitske oli selle professori nimi, ta tõi nagu selle paralleeli, et sellega me ainult suurendamegi seda Euroopa netoimporti, mis tulebki siis toota kuskil nendes teistes maailma piirkondades teiste nii-öelda riikide looduse arvelt, olgu siis Amazonas või mis iganes muud asjade arvelt. Me teame, et Euroopa impordib väga palju loomasöötasid selleks, et siinset loomakasvatust varustada söödaga. Ja minu arust, kui ma ei eksi, siis ta ütles, et nii-öelda maasse ümber arvutatuna Euroopa juba täna ekspordib Saksamaa suuruse pinnajagu põllumajandustooret. Nii-öelda kõik järved, mäed ja kõik on nagu arvesse võetud, et selles mõttes mitte põllumajagu, aga just selle pinnajagu, et selles mõttes me peame mõtlema, et kui me siin Euroopas nii-öelda püüame nii-öelda ennast natuke päästa, siis ventiilina tegelikult kuskil mujal avaldub, et see on nagu kindlasti see mõõde, mis mul tuli selle import ja kolmandate riikide toiduga seoses meelde. Ma korraks, enne kui me lähme sellesse väga põnevasse ja väga keerulisse diskussiooni, siis ma arvan, et meil kõik ei ole eksperdid. Et ma kõigepealt paluks, et Kristjan natukene avaks seda, et millised keskkonnamõjud toidu tootmisel on ja siis ma paluks, et teie pärast seda avaksite natuke seda, et mis toitu Eestis ja kui palju toodetakse, kasutatakse. No, kui sa küsid, et millised on toidu tootmise keskkonnamõjud, siis võib-olla alustaks sellest, kus me tegelikult poolel jäime enne seda siin arutelu. Sest tegelikult enne seda arutelu oli eelarutelu, inimesed juba kogunesid varem ja arutasime seda teemat. Ja põhiküsimus oli tegelikult see, kas on võimalik, et mingisugune nagu tsivilisatsioon võiks nagu hävineda sellepärast, et põllud saavad nagu kurnatud kuidagi nagu välja. Ja mina soovitan lugeda niisugust head raamatut, Clive Pointingu Maailma roheline ajalugu. Eesti keeles hea mõnus raamat lugemiseks. Ja mida nagu Ponting nagu seal nagu selgitab, on see, et see ei ole lihtsalt nagu mingisugune hüpoteetiline
mingite nagu ökofriikide foobia, vaid et peaaegu kõik suured maailma ajaloo tsivilisatsioonid ongi hävinenud sellele põhjusel. Ehk siis räägime sumeritest või Akkaadi riigist või Babyloniast või räägime vanast Roomast või siis Ameerika nende indiaanlaste tsivilisatsioonidest. Kõik nad on samal viisil hävinenud. On tekkinud nagu linnad, mida on vaja varustada toidukaupadega, tagamaa siis tohutud põllud ja on nad välja kurnatud, muutunud kõrbeteks ja need tsivilisatsioonid kukkusid kokku. Nagu, no loomulikult tegelikult asjad ei ole nii lihtsad, et tsivilisatsiooni hävinemisel on ikkagi palju põhjusi. See võib olla nagu mingisugune nagu peatelg, see on peapõhjus. Ja tsivilisatsioon kestab nii kaua, kui suudetakse neid põldusid säilitada. Rääkides Eestist, võib-olla on see niimoodi, et kui me vaatame seal nagu näeme Tallinnast ida poole, seal kus on Kuusalu ja Tallinna vaheline ala, kus on nagu olnud Eesti vanimad põllud loopealsetel. Võib-olla oli seal niimoodi, et 1000 aastat peeti põldu, kurnati need põllud sealt välja, mullad kurnati välja, 1000 aastat on sellest möödas, endiselt mullandusel väga viletsad. Mõned väiksed pisikesed taimed kasvavad, aga täiesti viljatud. See muld ei taastu naljalt, aga see toimus võib-olla 1000 aasta jooksul. Praegu intensiivpõllumajandusega need asjad toimuvad aastakümnetega, aga ka aastakümnetega, kui me kurname midagi välja näiteks 100 aastaga, siis me ei taju seda. Meil tundub, et midagi ei muutu, aga 100 aastaga nagu kukume upakile. Võib-olla need asjad on niimoodi. No jah, vanasti oli nagu, te kõik teate, alepõllundus ja siis tõesti kurnati välja neid põldusid, sest põletati see alesed pealt maha ja ma ei tea, aasta-paar saadi saaki, siis võeti uus mets maha ja nii edasi. Aga ma tahaks seda öelda, et tegelikult on uuringuid ju tehtud, et ega meie huumuse tasega nendel suurtel põldudel ei ole eriti langenud, sest meil on ju väga palju ka loomapidajaid, sõnnik läheb põllule, põlde väetatakse. Ja mis puutub nüüd sellest tootmisse, siis võib-olla kõik ei tea, et piima me toodame kuskil üle 1/3 oma tarbest rohkem, sealiha umbes sama palju, veiseliha me ei tooda nii palju, kui vaja oleks ja kanaliha oli ka vist pool vastu sõnaga. Et tegelikult, kui me nüüd räägime nendest sisse toodud toitudest, siis usun, et eksootilisest puuviljadest võib-olla tõesti me ei taha loobuda, aga näiteks kui me võtame sealiha, siis kuskil 1/4 sealihast tuuakse ka sisse, seda ei oleks sugugi mitte vaja teha, aga see on kaupmeestes kinni, sest seda saadaks lihtsalt odavamalt. Et kui te mäletate, kunagi minu algatusel me tegime selle Rimi boikoti, mis siis oli, Rimi tegelikult ütles, et ta võtab Eesti liha tagasi, aga kui praegu vaadata, siis on seal ikkagi võib-olla pool Eesti liha ja ülejäänud on mujalt Euroopa Liidust toodud, sest praegune seadus ei nõua ka sellist silti juurde panna, kus on liha päritolu, see kirjutatakse lihtsalt Euroopa Liit ja kui te ostategi võib-olla turult, siis te saate Eesti liha, kui te kauplustest ostate, siis on see, kindlasti on seal väga palju importliha ja vorstide sees ma julgen öelda, et ainult kui ei ole väiketootjad, on ainult importliha, aga Roomet see asi vist paraneb, et nüüd Brüsselist on jälle uued käsulauad tulnud, et nüüd vist järgmisest ülejärgmist aastast peab olema täpselt teada, kus see vorsti sees see liha sõnaga on olnud ja et nagu kaupmehed enam niiviisi petta ei saa. No minu arust märgistamine on tegelikult natukene rangem, kui sa ütled nagu täna ka, aga tegelikult ju ei ole asi selles, et me tihti ei tea, vaid enamasti meid ju ei huvitagi, kus see liha sinna vorsti sisse tuleb. Et lõppkokkuvõttes meid enamasti huvitab, ma ei taha öelda, siin on kindlasti see osa publikust, keda meid kõiki vägagi huvitab, kus see toit tuleb, aga nii-öelda üldistades siis enamasti täitsa suva, kus see vorsti sisse liha tuleb, aga Jaani selles mõttes on õigus, et ma arvan, et ma ei tee liiga, kui ma ütlen, et pooled vähemalt Eesti vorstidest ja lihatoodetest kindlasti ei ole valmistatud Eesti lihast, et see on väga huvitav paradoks, et me toodame justkui sealiha täpselt nii palju, kui meil endal vaja on, aga vähemalt laias laastus ma ütleks ruusikareegliga mingi 1/3 me siis viime need sead välja ja siis sellesama
toome siis kuskilt mujalt riikidest odavamalt ja siis nii-öelda mingis teises kvaliteedis ka tagasi sisse. Aga see Kristjanile nagu reageerida, et see kurnamise asi, et ja Jaan viitas siin seda, et just kui meil on loomakasvatust palju ja nii edasi, et siis tegelikult me ju teame, et loomakasvatus õnneks sellisel nõukogude ja tipptasemel on küll vähenenud, aga ta on tegelikult vähenenud nagu piisavalt drastiliselt selleks, et me ei saa enam tegelikult väga hästi öelda, et meil on näiteks orgaanilist väetist nagu nii piisavalt, et me saame põllud väetatud ainult väike põige mahepõllumajanduse juurde, kus selgelt loe, missugust aruannet tahes on see, et loomi on tegelikult ikkagi nagu selle pinna kohta liiga vähe ja mullaviljakuse säilitamisele on see ka selles nii-öelda ekstensiivses tootmisvormis täiesti selge probleem. Ja siit ma veel laiendaksin seda, mida ma ka tihti kuulen, on ju see, et kasvõi, et kui mahe ja taval tehakse vahet, siis üks on küll see, et ei ole mingeid taimekaitsevahendeid kasutatud, see on nagu enamasti klaar ja nagu teada, aga teine, mida väga imelikult alati öeldakse, et mahedas ju ei kasutata väetisi, et nüüd tulles tagasi selle sama mullaviljakuse juurde, siis iga põllupidamine, kui me sealt vähemalt tahame mingisugust asja ka noppida või saada, nagu väetiste kasutamine on täiesti vältimatu, me peame sinna andma nii palju toitaineid, kui me sealt ka pärast ära võtame, et olgu see siis mahe või tavatootmine, et selles mõttes ka jälle siin Jaaniga nõustudes, et üldjoontes ma arvan, et igale raha lugevale inimesele ja põllumajandustootjad on ettevõtjad, et nad raha loodame, et loevad. Üldistused on alati väga keerulised, et on kindlasti häid ja halbu praktikaid, aga üldiselt raha vast loetakse ja selles mõttes see, mis sa sinna sisse paned, seda sa tahad ka välja saada, et ma selles mõttes julgen ka toetada seda mõtet, et seda väetist pannakse nii palju, kui sealt ka seda pärast tagasi saab. Tähendab, publikule lihtsalt nagu ma tutvustan seltskonda uuesti. Tähendab, minu kõrval istuvad inimesed, kes on nagu väga tähtsate organisatsioonide esindajad. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Tartumaa Põllumeeste Liit. Tartumaa Põllumeeste Liit. Ja vaata, need inimesed Need isiklikult saanud. absoluutselt Ikka võib minna, mis see tähendab, tublid ja professionaalsed, aga nad loomulikult ei saa, et parandage mind, kui ma eksin, teil ei ole võimalik nagu rääkida seda, kuidas asjad nagu tegelikult on. Ja ma räägin teile ühe väikse loo ära, mida nad kõik teavad, aga mida võib-olla publik ei tea, seda on teada. Jah, loetakse raha, tõesti loetakse raha ja kuidas see raha lugemine käib. Et üks väga lihtne süsteem, mis meil toimib. Väetiste puhul oli juttu, et siin võis jääda mulje, et ega ükski põllumees nagu liiga palju väetist osta, sellepärast, et ta ju loeb raha. Tõsi, aga väetiste müüjad loevad veelgi paremini seda raha. Ja selleks, et ellu jääda konkurentsis, on vaja iga aasta kasvada. Äri peab kasvama, müügimahud peavad kasvama. Nad teevad sedasi, et nad teevad tootjatele. Muuseas, kõik tootjad ei ole nii lollid, aga need on väga palju. Nad teevad tootjatele kalendrid ja kogused ette, kui palju nad peavad väetisi panema, mis nagu kuus ja kui palju. Ja nad teevad seda sellisel viisil, et nad soovitavad natukene rohkem, kui see tegelikult optimaalne on. Ja tegelikult need soovitused ka vaikselt kasvavad. Ja põllumees, kes on tubli ja kes loodab, tahab oma põllule tõesti parimat. Ja kes ei ole agronoomias nii tohutult hea, ta tõesti ostab liiga palju ja paneb seda väetist liiga palju, see on selge fakt. Ma olen seda nii palju näinud ja eelkõige põllumehed ise räägivad seda. Need, kes on kõvad agronoomid, need naeravad teiste üle, kes liiga palju seda väetist panevad. Need, kes on väga profid agronoomid, need ei osta seda. Keegi käse osta. Meil on mõni põllumees ka, kes ise väetist paneb. Ma räägin ka nüüd, kuidas asi tegelikult on. See on muuseas väga-väga
ja ma ei taha siin paralleele tuua, aga kui juba öeldakse, kuidas asi tegelikult on, siis läheb asi väga kahtlaseks. Et seda, mis sa rääkisid, tõesti võib-olla see võib olla väike põllumeestel, kellel on seal 50-100 hektarit, aga need põllumehed toodavad võib-olla vähem kui 10% meie teraviljast. Et tegelikult on suuremates ettevõtetes õppinud agronoomid ja praegu on tendents just nimelt selline, et ei panta väetist mitte nagu vanasti korraga, püütakse teda hajutada, panna väiksemate normidega ja tegelikult kus see väetis siis tuleb, ütleme. Kaalium ja fosfor on ju täiesti looduslik, mis kaevandatakse, eks. Ühesõnaga lämmastikväetis ja küll ütleme, see ju siis toodetakse elektrit kasutades. Või ka gaasi kasutades ühesõnaga. Ja tegelikult on muidugi firmadel müügimehed olemas, kes need väetusplaanid teevad, aga ma räägin, et 90% Eesti põllumeestest seda ei kasuta. Nad teevad ise või on meil olemas põllumajanduskonsulendid, kes on õppinud ja kutsega ja ikka oma eksamit teinud, kes ei eelista firmasid ja tehakse tõesti see väetusplaan ja ma julgen nii oma kogemustega öelda, kui ka ikka ma olen pikka aega põllumajandussektoris olnud, et vastupidi, kui ka see konsulent selle plaani teeb või see, siis põllumees võtab sealt alati 10% alla. Mitte ta ei pane sinna juurde, sest te kujutagi ette, väetised lähevad iga aastaga kallimaks. Ja seal on veel selline korrelatsioon, et nii nagu viljahinnad tõusevad, nii ka väetishinnad tõusevad ja mõni aasta siis, kui viljahinnad on madalad, siis lähevad ka väetishinnad madalad. Et täpselt sama on ka siis, ütleme, taimekaitsevahenditega. Et asi oleks täiesti klaar, siis jah, minu töökoht on Eesti põllumajandus ja toidusektori ettevõtetega ärihuvide eest seismine selles mõttes, et nendel ka majanduslikult läheks hästi. Aga ma arvan, et see ei ole mingisugune häbiasi öelda. Ma arvan, et iga Eesti tarbijal huvides peaks olema see, et meie põllumajandustootjatel ja ettevõtetel läheks ka äriliselt hästi, sest ma arvan, et siin ma olen nagu enamuse ka põllumajandustoetuste kriitikutega nõus, et see on ka täpselt samasugune tegevusala, kus tegevus peab olema kasumis selleks, et asi nagu pikemaajaliselt toimiks kui ainult lühikesajaliselt. Üldistada on hästi raske ja siin ei olegi midagi öelda, loomulikult, see on nagu igal tegevusalal. Või igas klassis on häid õpilasi, on halbu õpilasi. Ei ole nagu, et terve klass on nagu kõik on viielised ja priimused. Okei, minu paralleelklassis oli, aga meie klassis ei olnud niimoodi, et kas on siis nagu klasside kaupa või mis iganes. Aga ma tahan öelda, et see, et teavitamine, koolitamine, parimad praktikud, see on täiesti elementaarne, et see on nagu töö, mille nimel, mida tuleb teha ja nii edasi. Teiseks, meie ei ole ka nii-öelda siis põllumeeste ja toidutootjate hääletoruna käinud muidugi igal põllul nagu vaatamas, et kuidas seda väetist sinna täpselt pannakse ja nii edasi. Aga räägime siis, kuidas asjad tegelikult on. Ja siin me saame pidada nagu sellist üldisemat debatti. Ma terve tee autos ja juba eile töötasin läbi pikki 200 leheküljelisi aruandeid, et mul oleks väga tuumakas ja argumenteeritud siin osaleda. Võtame siis näiteks Põllumajandusuuringute Keskuse aruande maaelu arengukava hindamise kohta, kust võib leida selliseid lauseid, näiteks 2004-2012 NPK ehk siis lämmastik, fosfor, kaalium, taluvärava toiteelementide bilansi tulemuste põhjal võib keskkonna säästlikkuse ja vee kvaliteedi paranemise seisukohalt olukorda hinnata heaks, vähenes toiteelementide leostumise oht. Tootjate poolse mitteoptimaalse väetise kasutusega seoses võib pikemas perspektiivis aga kaasneda muldade viljakuse langus. Mullaviljakuse säilitamise seisukohalt tuleb suuremat tähelepanu pöörata fosfori ja kaaliumi tasakaalustatud kasutamisele. Siia lihtsalt ma ütlen lisaks, et vaatasin ka neid nagu tabeleid, et vaatamata oma töökohale jääda väga nagu objektiivseks, tuleb öelda, et tõepoolest, et lämmastiku osas on bilanss kergelt positiivne ehk kergelt nii-öelda on rohkem toitaineid, kui seda saagiga sealt ära viiakse. See ei ole kindlasti ainult
see ei ole kindlasti ainult nüüd nii-öelda pahade agrofirmade poolt viidud mineraalväetis ka lämmastik sinna mulda, vaid sellised tegeruurid tulevad ka seal mängu nagu liblikõielised, kes seovad ka õhust lämmastikku ja nii edasi, et nagu kõike seda kokku arvestades lämmastiku osas on kerge ülejääk. Aga ka siit aruandest nähtub, et see ei ole midagi dramaatilist ja kaaliumi osas on tõsine probleem, et meil on liiga vähe kasutame kaaliumväetist ja fosfori osas on ka bilanss negatiivne, et selles mõttes see on nagu natukene sellisel üldisel tasemel ja Aleksei kindlasti muidugi oskab seda täpsustada, aga umbes niimoodi see asi on. Ma ütleks repliigina, et teie kuulajatel sellist muljet, et põllumees võib panna väetist põllule nii palju kui tahab, on veeseaduse järgi need normid kehtestatud ja kuna PRIA kontrollib igal aastal 5% põllumeestest, siis seda kõik kontrollitakse. Kui sa oled rohkem väetist pannud, siis lihtsalt su toetusi vähendatakse ja ma ei ole nagu kuulnud, et PRIA kontrollid oleksid kedagi tabanud, kes on nüüd veeseadust rikkunud ja kes on ühesõnaga üle väetanud. Aga võib-olla Aleks teab paremini, jah. Aitäh! Mina Alex Lotman ja siis kuivõrd siin oli juba kombeks paljastada oma tööandja, siis Eestimaa Looduse Fondis vastutan siis selle eest, et me jälgiksime merd koordineeritult ja sealhulgas ka põllumajanduse mõju. Ja esiteks sissejuhatuseks ma tsiteeriksin ühte suurt 20. sajandi rohelist mõtlejat Aldo Leopoldi, kes alustab ühte oma esseed sõnadega: talus elamise üheks suureks eeliseks on praktiline mõistmine, et soe ei teki radiaatoris ega toit poes. Ehk siis toit ei teki poes ja see on loomulikult üks põhjusi, miks meid kõiki peaks huvitama, kus ta tegelikult tekib ja kuidas ta tekib ja kuidas seda toodetakse. Nüüd, milles on kindlasti nii Roometil kui Jaanil õigus on, kui vaadata näiteks Eurostati andmeid nii mineraalse lämmastiku kasutamise osas kui ka lämmastikubilansi osas, siis Eesti on selgelt nii-öelda Euroopa Liidus seal sabapool, ehk siis meil kasutatakse vähem mineraalset lämmastikku hektari kohta ja ka meie lämmastikuliig on väiksem. Nüüd sellel on siiski ka teine külg, et kui vaadata dünaamikat 10 aasta pildis, siis tegelikult seal on ikkagi selgelt näha, et viimase 10 aasta jooksul on lämmastiku ärakanne suurenenud ja see kõige paremini, see küll korreleerub, see on põhjus on ilmselt mitmeid, aga kõige paremini see korreleerub siiski just nimelt lämmastikuväetise kasutamise suurenemisel, kusjuures väga ilmekas jõnks oli ka masu esimesel aastal, mille järel järsult langes väetise kasutus ja langes ka äravool. Ehk see ka näitab, et ei saa siin nagu üle tähtsustada näiteks vesikemmerguid, kuigi nendel on oma osa. Aga inimesed ei hakanud masu tingimustes oluliselt vähem asjad käima. Võib-olla natukene hakkasid. Aga nii et tegelikult trend siiski. Ühest küljest me oleme küll Euroopa mõistes ühed väga väikesed saastajad. Teistpidi trend on siiski saastamise suurenemise suunas. Ja ma näen seda ka Matsalu lahes, mille ääres ma olen nüüd elanud üle 20 aasta. Kui 90ndate alguses oli väga selgelt näha, kuidas nõukaaegse jääkreostuse mõju järjest väheneb ja 90ndate aastate lõpuks oli Matsalu lahe vesi väga selge, siis jälle viimase 10 jooksul on tasapisi Matsalu lahe vesi hakanud jälle muutuma hägusamaks ja vetikaid on rohkem, kuigi seda ei anna veel sugugi võrrelda sellega, mis oli 90ndate alguses. Sellega võrreldes on meie näiteks Matsalu lahe seisund jätkuvalt väga hea, aga ta on siiski halvenenud. Ja seda sama nii-öelda lisaks lihtsalt mere ääres elava inimese pilgule, ma võin seda kinnitada, kui ma jälgin nii-öelda analüüsin seirand, mis on avalikult kättesaadav. Et siiski meie lämmastiku äravool on kasvanud ja seda vaatamata sellele, et meil on paranenud heitveekäitlus. Nii et ikkagi siin on oma osa
põllumajandusel seda ei maksa üle dramatiseerida ja keegi siin ei süüdista põllumeest, aga ikkagi sellele tuleb näkku vaadata, et oma osa siin on. Aga Alex, mis siis teha, ühesõnaga, süüa me ju kõik tahame. Ja kui me ei väeta, siis me saaki ei saa, siis me peame hakkama teravilja mujalt sisse vedama, nii edasi. Ja mis teha? Mis teha, eks siin on valem suhteliselt keeruline, aga esiteks, ega me päris näljas ei olnud ka 90. aastal, kuigi ausalt ei olnud üldse näljas. Aga väga palju vilja tuli sisse ka. Just, et me olime siis impordisõltlased. Aga praegu me oleme tasapisi muutunud ekspordisõltlasteks. Nii kui Venemaa lõi piirid kinni, nii oleme hädas, nii et vaadakem ka seda teist poolt. Et kui me ajame oma tootmisvõimsused väga tugevaks ja tugevdame eksporti ja samas sinna taha, siis Roometile. Ma vastan Aleksi eest, Jaani. 1/3 vist peame teravilja välja, mis me räägime teravilja. Ei, täpselt sama palju toome sisse ka, ütleme, teravilja isevarustatus on piiri peal ja mõnel aastal on see alla. Nitrofett tootis millest maarduslämmastikku? Debatiks, et kes vastab küsimusele, et millest toodeti Eestis lämmastikväetis? Ei lämmastikväetis toodetakse õhust, eks ole, õhulämmastikust. Täpselt õhust, jah. Gaas toodi siia ekspordina, tähendab impordina siis meie. Aga selle asemel lahendus on tegelikult õielist vahe. Seal ei teki reostust nii palju, et sai just räägitud mullateadlasega, et kas ikkagi õielistel tekib ka selline reostumine ilmselt, mille tulemusena veekogud kasvavad kinni. Ei teki. Oleks vaja juurde osta ainult vahet kaaliumit, magneesiumit, fosforit on meil omal. Ja asi on ka lahendatud, et see on ka tööhõive mõttes, et me ei pea maksma väljaspool riiki eurosid, et osta sisse seda gaasi või lämmastusväetist, õieliselt lahendus. Ma vastan selle ära, ühesõnaga liblikõielisi nagunii me 10% peame juba kasutama need, kes on keskkonnasõbraliku meetmega ühinenud, aga ainult ja põllumehed kasutavad seda, aga ainult liblikõielised ei aita. Ei, me ei saa selliseid saake. Liblikõielistega võime me saada 4 tonni kuskil nii edasi, ütleme, aga mitte ütleme 7-8 tonni. Roomet tahtis ka veel vastata eelmisele repliigile. Siin on vist uus arutelu objekt, aga ma vaatasin ka järsku kiirelt järgi, et meil on pool põllumajandusmaast on keskkonnasõbraliku toetuse all ja sellest omakorda siis teisest poolest suure osa moodustavad nagunii püsirohumaad on ju, kus suhteliselt vähe midagi tehakse. Ma mõtlen nii-öelda väetamise kontekstis ja sellest keskkonnasõbralikust sellest 400 000 hektarist siis üle kolmandiku on liblikõieliste all, et selles mõttes seal see olukord ei ole üldsegi nii halb, aga ma ikkagi selleks, et see debatt oleks ka mingil nagu skaalal me nagu neid asju nagu õieti nagu suudaksime hinnata, et siis ma mõned asjad ütleksin nagu iseloomustuseks lihtsalt. Ma vaatasin nagu mineraalväetiste kasutamist Eestis siis toimeaine tuhandetes tonnides. Et kui see 50-60-ndatel oli circa 50 000 tonni, 65 oli 100 000, siis ta vaikselt seal tõusis, tipp siis tuli 1985 siis nagu see nii-öelda kõige jubedam siis nõukogulik põllumajandus kasutas 260 000 mineraalseid väetisi siis Eesti põllumajanduses. Ja siis 95. aasta, millest mulle tundus, et nagu Aleksil oli mingisugune helge mälestus jäänud, et siis oli 25 000 tonni ja ilmselgelt põllud, siin ma julgeks sõna kasutada ägasid siis selles toitainete puuduses ja 2005-2012 mingisugust murdvat trendi nagu tohutule suurenemisele ei ole nagu märgata olnud ja laias laastus me räägime 50 000 tonnist mineraalsetest väetistest, mis on siis täpselt üle 5 korra vähem kui siis selles nii-öelda kõige õudsamal ajal, milliseid tagajärgi me tänaseni nagu näeme ja mida ka nendes debattides hästi tihti segatakse nende nii-öelda tänaste reaalsustega justkui nagu nii-öelda jätkuvalt, et ma siin töötasin ka läbi ühe Peipsi vee olukorra kohta
avaldatud Riigikontrolli aruande 2012. aastal ja mida me seal väga selgelt näeme, on see, et põllumajandus on küll kõiges süüdi justkui, aga tegelikult indikaatorid ja mõõdikud, et seda reostuse päritolu kindlaks teha, on täiesti ebapiisavad ja puudulikud. Ja sealt tuli veel nagu väga huvitav asi välja, et fosfori puhul siis loodusest, kus inimteke või inimese käsi pole mängus, tuleb 56% kogu sellest fosfori nii-öelda koormusest ja reostusest ja 44% on siis inimtekkeline. Ja sellest omakorda siis põllumajandus moodustab siis 68% sellest inimtekkelisest. Ja sealjuures on siis nii-öelda üle koma, kus öeldakse, et aga me täpselt ei tea, sellepärast et see on nagu nii hajutatult kuskile suurel pinnal. Loomulikult põllumajandus mõjutab Eestit väga suurel miljonil hektaril ja seda nagu kinni püüda ja mõõta, et kus see nüüd täpselt tuleb, on väga raske. Ja siis ongi seal nagu linnukesena öeldud, et võib-olla tuleb seal ka, me ei tea, kui palju seal tuleb siis hajaasustusest, et kui palju siis piltlikult öeldes inimeste sealt samusest, mis enne ütlesid, nagu vette jõuab ja ka muud tegurid, mida me ei tea. Ja tõepoolest, ja mis seal veel oli, siis oli see, et see nii-öelda jääkreostus, mis näiteks kas või Peipsiski on põhjakihtides, mis siis nagu aja jooksul uuesti leostub, et need on nagu ka asjad, mis on nagu vead, mis on minevikus tehtud, selles mõttes see teema on nagu absoluutselt õige, aga nagu öelda, et 2014. aasta Eesti põllumajandus otseselt nagu selle eest peaks pea pakule panema, et sellega ei tahaks nõus olla. Siia siis seal on küsimus. Et ma ikkagi täpsustan, et kerge ülespidine trend siiski on jälgitud mineraalväetise kasutusega Eestis. Aga Alex, kui sa oled aus, siis sa oled ka märganud seda, et kerge ülespidine Eesti põllumajanduses saagikuse trend on. Ehk kui nagu meil keravilja saak tõuseb 2 tonnilt 4 tonnile, siis loomulikult on sinna vaja rohkem. Et see ülespidine trend on vaatamata sellele, et ülespidine trend on ka maheviljeluse osakaalus, mille arvelt justkui peaks nagu vähem. Et ühesõnaga... Ja jällegi sa tead väga hästi, et põllumajanduspind on kasvanud, Alex, mahepõllumajanduse pind on tõepoolest kasvanud 15%-ni. Ehk võiks öelda, et selle arvelt kogu aeg nii-öelda vähem mineraalväetisi. Täpselt samal ajal me teame, et põllumajandusliku maakasutus Eestis on kasvanud Euroopa Liiduga liitumisest 820 000 hektarilt 950 000 hektarile. Võrdluseks mahepõllumajanduspind on 140 000 hektarit, mis on üsna sarnane nende sellele kasvunumbrile, et ma ei julgeks öelda, et me peaksime mõtlema, et mineraalväetist justkui oleks nagu vähem vaja. Arvestades, et saagid on meil tõepoolest tõusnud mingi peaaegu poole võrra keskmisena. Alex lõpetab nüüd ära, siis sinna veel taha ka. See on 3 inimest aastast. Et ühesõnaga ikkagi see ülespidine trend on ja sellega kaasneb ka ikkagi ülespidine trend lämmastiku äravoolus. Kuigi sul on õigus, ta on oluliselt väiksem kui oli nõukaaja lõpus. Aga ikkagi ka see ranniku veekogude seisund on selgelt käinud heast seisust ära ja nüüd on halvenemas. Seda enam ei saa nõukaaegse asja kaela ajal, kuigi jaada on jätkuvalt parem kui oli nõukaaja lõpus. Aga nüüd Jaan lihtsalt vastuseks sellele, et mis on, kuidas teha, et me oleksime söönud, aga samas reostaks vähem. Üks osa valemist on ekstensiivsem loomakasvatus ja sealhulgas ka see, milliseid loomi me kasvatame. Kas me peame nii palju kasvatama sigu, keda me peame söötma teraviljaga ja keda me peame eksportima Venemaale või me võiksime rohkem kasvatada lihaveiseid, Venemaale juba aasta enam mitte. Keda me saame nii-öelda toita rohuga ja sellistel rohumaadel, millest me üldse ei pea väärtama. Alex, sul on mõnes mõttes õigus ja mikrofoni edasi annad, aga tegelikult kas riik ju vajab ka valuutat ja riik vajab ka ühesõnaga seda, et toiduaineid välja viiakse
kui me toodaksime ikkagi samal tasemel, isevarustatuse tasemel, siis ma ei tea, millest me pensioni maksaks siin edasi. Aga kui me teeme seda imporditud sisendi arvel? Ei, aga Alex, ma ühe asja, tegelikult see on väga tähtis nagu fakt veel. See Alex unistas sellest 95. aastast, kus viis Eesti põllumajanduse toiduainete väliskaubandusbilanss oli -70% negatiivne. Ehk nagu 70% tuli nagu sisse ja 30% panime ise. Täna me oleme ka täna selles nii-öelda väga õilmitsevas olukorras. Meil on väliskaubandusbilanss nendes kaubagruppides jätkuvalt 20% negatiivne. Ehk me oleme siiani, mis siis, et meil on need mõned sektorid, kus me oleme nii-öelda netoeksportijad. Me oleme siiamaani välismaisest toidust rahalises väärtuses rohkem sõltuvad, kui me ise suudame toota. Aitäh! Ma natukene vahetan teemat, sest sellel teemal võib kindlasti vaielda hommikuni, aga minul on, ma ei tea, kas ma küsin õigest kohast, võib-olla oleks vaja kaubandusinimeste esindus siia, mida peale mina mõtlen, toidu tootmisel tekib kohe tohutu raiskamine, et kõik lihatükid letidelt ei kao, kõik leivapätsid ära ei osteta, kõik piim ei saa joodud ja nii edasi, et kas ei ole osaliselt süüdi ka ületootmine, et kas on tehtud kuskil arvutusi või palju Eesti toitu läheb raisku ja et kui selle raiskamise võrra vähem toota, et kas siis ei oleks ka keskkonnamõju väiksem? Aga üle Euroopa on ju tegelikult tehtud, kui võtame teise aspekti, et palju me ise toitu ära viskame. See on ju 1/4 lausa. Et kui me tegelikult viskame, mida rikkam riik, seda rohkem me viskame ju 1/4 toitu ise prügikasti. Ja tegelikult nüüd see, mis nüüd puutub need kauplustest, ma ei usu, et need on väga suured kogused, et see nagu ei ripu ära põllumeestest, et see ripub juba ära töötlejatest ja kaupmeestest. Ma ei tea, millised lepingud neil on, et poed peaks ikkagi tellima ju nii palju, mis nad jõuavad ära müüa ja ka see piim on ka ju vist 24 tundi ja leib on see ja usun, et see nagu väga suur probleem ei oleks. Aga kui me suudaks ise kõik ära süüa, mitte ühesõnaga seda 1/4, kui mõnel on isegi see pool prügikasti visata, siis sellest oleks väga palju kasu. Meil on heaks tooniks ikka seda tõusujoont näidata ja Robert ütles ka, et Euroopa Liitu astudes oli meil nii palju maad ja vaat nüüd on maakasutus suurenenud. Aga me unustame ära selle, et 90. aastal oli 1,3 miljonit hektarit haritavat maad ja selle põllumajandusloenduse käigus 2001 oli teda ikkagi 500 000 ära kadunud. Nüüd me teeme uuesti nagu põldu juurde. Aga ma tahan öelda seda, et siis kui oli rohkem maad kasutuses, siis see reostus ju ajus ka suuremale hulgale maale, kuigi ka siis farmilähendased maad said rohkem väetist ja kõik selline asi oli. Aga et seda ja nüüd edasi selle rääkisite väetamist, väga oluline, aga nüüd olid erinevad lähenemised, et kes kellele mida ütleb. Ma olin ühel põllupäeval Viljandimaal ja seal selgus selline asi, Leedu mehed olid kohal, rääkisid, neil koolitatakse agronoome, Lätis hakatakse ka uuesti koolitama, aga Eestis tehti õppekavad nii ringi ja ise tegime. Maaülikool ise tegi ringi, et siis on hea, kui on see ajutatud, aga nüüd seda väetisõpetust, agrokeemiat õpetas nii vähe. Nendel tudengitel ei teki huvi, seda tunnistas ka Maaülikooli õppejõud seal õppepäeval. Nii et mul on siit üks ettepanek, et seda on küll raske teostada, aga tuleb taastada agronoomide õppe ja siis ei saa need väetisemüüjad, taimekaitsevahendi müüjad neid ära lollitada. Nõustajad on öelnud, et põllul on kõige rohkem seda näha, et neil puudub see sügavam agronoomiline haridus. Ei no taastada ei ole mitte midagi vaja, põllumajandusülikoolis on see olemas, aga seda ühesõnaga, teda ei ole avatud. Vähemalt 10 inimest peab tahtma soovida õppida agronoomiks ja viimased 5 aastat ei ole saadud seda 10 inimest täis ja seda õppesuunda ei ole avatud. Kui see 10 inimest täis tuleks, siis see avatakse. Sa oled Tartu mees, Tartu põllumeeste mees, tee ära. Meie asi juba lavalt ongi tegelikult hõigata, et kui te tahate tasuvat, tulusat töökohta, siis
aga ka agronoomiat õppima, sest selge see, tema on tegev agronoom endine. Põlvkondade vahetus on tulemas ja tegelikult agronoomidest põud on olemas, see on täiesti selge. Muidugi, noh, ma tahan siiski öelda, et sa ei saa ühte ettevõtet hästi juhtida, kui sa nagu ei tea, mida sa seal teed. Et selles mõttes ma arvan, et suuremas osas ikkagi ettevõtetest, kes Eesti põllumajanduses tegutsevad, nad enam-vähem ikka teavad, mida nad teevad. Et see pilt on kindlasti ebaühtlane. Nagu ma ütlesin, et see spekter on kindlasti seinast seina, aga ma julgen väita, et nagu see, kus 80% toitu toodetakse, et seal enam-vähem teatakse, mida teha. Ja, palun. Tervist, mina eest enne nüüd tutvustanud, mina olen umbrookasvataja ja vakerdaja Jaak Vakermann, keda tegi möödunud aasta 12. septembril käis pealtnägija ERR käis mul kodus, aga lugu tuli eetrisse 25. septembril. Et sellega esimeses saates Toomas Kevvai kantsler väitis, et uumuse maheda puhul nagu sisse kündmine, ühesõnaga haljas massi sisse kündmine ei ole mitte millegi tootmine. Et 26. augustil tuleb Jõgeval samasugune maheda huumusbilansi õppepäev, nagu oli varem Tartus ja Pärnusel ka. Et seoses selle kurikuulsa euroheinaga, mis sissekündes siiski toodab huumust, tahaks Jaan sinu käest küsida, sa oled maininud avalikult, et on teaduslikud tööd, mis tõstavad, mis näitavad seda, et see hooldusniide tõstab, ära kohe vasta, kui ma olen selle lause lõpetanud, et tõstavad happelisust muldadel. Madila põldudel on pH kuskil 6,5-7 ringis, et seal seda ohtu kindlasti ei ole, võib-olla Lõuna-Eesti põldudel rohkem ja turvasmaadel on see oht, et palun vihja sellele teaduslikule tööle konkreetselt kohast välja lugeda. Roomet otsib selle kohe üles ja minu meelest see on just looduskaitsjate poolt see uuring tulnud. Tähendab, mina ei ole ise agronoom, niikaua kui Roomet otsib seda, siis ma võiks öelda seda, et nüüd uuest perioodist juba järgmisest aastast ilmselt, kuna uus makk on vastu võetud, siis need euroheina tegijad, neid jääb hulka vähem. Meil on siiani olnud nii, et sa saad täistoetuse kätte, kui sa purustad selle heina sinna heinamaale maha lihtsalt, sa ei korja teda kokku, sa ei tee taga mitte midagi. Ja sa oled võtnud täistoetusega. Järgmisest aastast tuleb nüüd klausel sisse, et sa pead, kui sa tahad toetust saada, sa pead selle heina ära koristama ja Roomet seda kohe otsib. Ma ei mäleta tõesti, milline uuring see oli, aga see tuli just roheliste poolt, looduskaitsjate poolt, et kui oled sa juba 4-5 aastat, me räägime ju püsirohumaadest, ühesõnaga neid, mida ei künta, mida Brüssel ei lubagi künda, et see halvendab seda. Ma ei tea, mis agronoomid ütlevad. Kas püsirohumaade kohustus on Brüsseli silmis muutunud? Ei ole muutunud püsirohumaad, ühesõnaga. See protsent on olemas, seda tuleb hoida. Ja Eesti riik on saanud sellega siiani hakkama. Et kui me selle ära lõpetame, sellega terendab kas piimakvoodi või suhkrutrahv, analoogne asi. Et siis ma küsiksin... Aras Roomet vastab ära selle küsimuse, ta leidis üles esimese küsimuse. Eks see on Põllumajandusuuringute Keskuse 2010. aasta ülevaatest jälle, mida nad teevad nagu siis just selle maaelu arengukava ja ka põllumajanduspoliitika hindamiseks. Siin on selline lause, et tähendab üldiselt siis jutt käib nende euroheinamaadel circa 80 000 hektarist, mis siin on andmed erinevad, et ma olen nagu Statistikaameti andmed näinud ka, et mingi 120 000 hektarit, et olgem ausad, ega keegi ka seda ei tea, et kui palju seda nüüd täpselt on. Põllumajandusuuringute Keskus võttis nagu arvesse, et need toetuse taotlejad, kellel on püsirohumaadega heina või neid loomi ei ole, et selles mõttes selle järgi on see arvestatud. Ja selline lause seal täpselt on, et kõige happelisemad mullad kaalutud keskmise pH järgi on euroheinade massiividel. Et sealt Põllumajandusuuringute Keskuse aruandest võib seda nagu pikemalt lugeda. Teaduses on nii palju teadust, kui seal on matemaatika, et milline oleks numbriline määratlus kõigele? Keskmine näitaja kaalutud on 6,2 pH.
kas publikus on vahepeal, ma vaatan, kas on Teised ka, kellelgi jah. teisi küsimusi mina veel? natukene selle diskussiooni küll ära, Näidake käega siis. Jaan ütles termini täistoetus. ÜPT on ühtne pindade toetus, ta on otsetoetus, täistoetus, ma saan aru, on pluss top-up, pluss makid eurohinnal ei ole ju neid juures, et ta ei ole täistoetus. No okei. Ma usun, et siin ei ole põllumehi ja neid ei huvita täpselt need toetuse numbrid, aga põhimõte on see, et on järgmisel aastal, kui sa ainult heina purustad, siis sa mitte mingisugust toetust ei saa, ei ÜPT-d ega muud jah, asja. ma räägin seda, et see on Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika, mis sidus toetused ja tootmise lahku. Ja teistes Euroopa Liidu liikmesmaades on samamoodi reserviks ja ületootmise vähendamiseks niinimetatud euroheina tegemine. Ja see ideoloogiline veelahend, mis on meil, seda oleks vaja ka agroõppesse. Et agronoomid oleksid nii mahedad kui ka nii-öelda klassikalised ehk siis intensiivmajandamise koolitusega. Aga sellest rääkida, et eurotoetused kaovad ära, see on umbes sama, nagu me võrdleksime, et meie justiits ehk siseminister räägiks kogu aeg, et vaadake politseinike ja kohtunike poolt surve taastada surmanuhtlus. Et meil nüüd on juba läinud natukene sellesse eurobürokraatia Hiina keelde see arutelu ja sellepärast ma küsiks natuke laiema küsimuse, et kõigilt teile kolmele esialgu vastata, et kas Euroopa Liidu, kas küsimus, sellepärast ma jätn seda natuke pikem, et kas Euroopa Liidu toetused on jätkusuutlikud Eestis ja ma eeldan, et see vastus on ei. kuidas teha või kuhu suunas nad peaksid Keskkonnakaitsjad arvavad sellest? Jah, mina olen siin olnud sunnitud vait olema lihtsalt sellepärast, et kogu arutelu on takerdunud kõige tüütlematesse pisiasjadesse ja ma olen isegi väga üllatunud, et publik pole laiali jooksnud, et mulle tundub, et siin 3-4 inimesel on huvitav omavahel pisiasjad üle nagu arutada. Tegelikult on meil tõesti nagu agenda hoopiski suurem. Nimelt nagu põllumajandus on seotud keskkonnaprobleemidega ja me mõtleme selle küsimus. Näiteks Kertult tuli küsimus, toitu raisatakse väga palju, et sellel ei tulnud nagu minu meelest peaaegu ühtegi tõsiseltvõetavat seletustega vastust kuni selleni. Eurotoetuste küsimuse küsis nüüd Silvia. No see on omavahel väga hästi seotud. Nimelt toitu raisatakse suures osas sellepärast, et ta on tegelikult palju odavamalt poes müügil, kui on tema tegelik hind. Kui me läheme poodi ja ostame süüa, me ei maksa selle tegelikku hinda. Tegelik hind lihtsalt on kallim. Ja tegelik hind on seda jagu kallim, kui palju makstakse just nimelt põllumajandustoetusi, mida me siin praegust oleme rääkinud. Tegelik hind on kallim ja kui maksaks tegelikku hinda, siis ei tuleks nii palju raiskamist. Niimoodi, et see, mis praegu toimub, on see, et raisatakse ära tegelikult Euroopa maksumaksja raha mitmel erineval viisil. Üks asi on see, et nad lähevad lihtsalt, nagu läheb prügikasti raisatud toidu näol ja teine asi, need ostetakse tõesti neid väetisi, ostetakse neid pestitsiide need rahade eest ja ükskõik kui hästi sa põldu harid, kolmandik lämmastikust, mis sa põllule paned, läheb tegelikult keskkonda. Ja noh, nendest keskkonnaprobleemidest võib lõpatuseni rääkida. Näiteks me näeme mõnikord, et põld nagu tolmab. Tolmukiht on põllu peal. Millest see tuleb? See tuleb ju sellest, et põllu peamine kiht on ära tapetud. See ei ole loomulik, et ta tolmab, see ei ole normaalne. Hea, kui ta tolmab, siis tuul puhub selle kihi ära ja siis saab vihmele sisse sadada. Et see tulebki liigsest mürgitamisest, liigsest väetamisest ja ka tegelikult ka kündmine ja nii edasi, et kogu see tegevus seal põllul hävitab seda ja kui me vaatame nagu mingeid muudatusi 5 aasta jooksul, me ei suuda näidata tegelikult teaduslikult tõsiselt võetavaid trende, aga 100 aasta jooksul, 200 aasta jooksul midagi pole teha, me hävitame oma mullad ära. Me küsimus on selles, kui kaua see veel kestab, kui kaua meie mullad veel annavad saaki tegelikult. Ja mida vähem nad saaki annavad, seda rohkem kiputakse veel panema neid kemikaale sisse. Tegelikult me nagu ei õpi tingimata nagu säästavamalt seda kasutama, vaid võib juhtuda, et me läheme järjest röövelikumaks, et veel viimast sellest mullast välja võtta. Ja see on see, mida me siin arutame
ja küsimus on nüüd, eks ole, toetuste, eurotoetuste nagu jätkusuutlikkuses. Et jah, praegune uus eurotoetuste süsteem ei ole praktiliselt mingit muudatust võrreldes varasemaga, et toimub nagu täiega maksumaksja raha eest keskkonna saastamine ja põldude kahjustamine. Et halvasti ei ole jätkusuutlik. Aga muidugi teie olete sunnitud minul vastu vaidlema, vastavalt ja ametlikult. Me räägime ikka, kuidas asi on. No. Et tegelikult... Ma korraks täpsustan, et ühesõnaga, et vastus oli see, et üldse selliseid toetusi ei peaks olema või nad peaksid kuidagi teisiti olema baseeritud. Tähendab, ma tean ka muuseas neid argumente, miks arvatakse peaks olema. See on toidujulgeoleku argument, eks ole. Ja see argument, et aga vaesed inimesed, kus nad süüa saavad, kui nad maksaks tegelikku hinda. Kuulge halloo, kui inimesed on näljas, siis kõige rumalam lahendus sellele on nagu tampida raha nendesse põllumeestesse, põllumajandustootjatesse, et nende rahakoti täita. Äkki sealt tuleb mingisugune väike siis suutäis ka sellele vaesele inimesele. Loomulikult tuleb toetada otse neid tegelikult vaesuses elavaid inimesi palju-palju kulutõhusamalt ja Ehk siis tähendab, et Euroliidu raha on tegelikult üldiselt väga tark raha. Et on väga palju nagu fonde ja süsteeme, mis tagavad selle, et eurotoetuste kaudu tehakse nagu häid asju. Aga on muidugi asju, mis on selgelt nagu valed. Üks on tõesti need põllumajandustoetused, no see on muidugi lai süsteemid. On igasugused investeeringud, mis on head, nagu sõnnikuhoidlad ja nii edasi. Aga ja no muidugi igasuguseid näiteks transpordi infrastruktuure tehakse sageli eurotoetustega nagu täiesti mõttetult, mis on igapidi halvad, et on halbu näiteid ka, jah. Nii et see on, me räägime tõesti halvast asjast. Nii, ma parandan siit natukene, mis puudutab põllu tolmumist ja seda, et tegelikult juba Eestis on kuskil 1/4 on otsekülv, kui üldse põldu ei puuduta. Aastakümneid ei künta, sõnaga külv, kõik asi läheb kamarasse. Aga mis nüüd puutub eurotoetustesse, siis mina ütleks seda, et Eesti põllumehed oleksid otse kohe nõus, kui need toetused ära kaoksid. Aga mitte ainult Eestist loomulikult, vaid tervest Euroopast. Et siis oleksime me konkurentsivõimelised, sest praegu oleme me seal toetuse redelil alt teine. Ei saa, ütleme, nende tippudega võrreldagi ja kui me ikkagi vaatame ükskõik seal vanade liikmesriikide põllumehi, kes on ikka tõsiselt rikkad, siis Eesti põllumees rääkida ei saa. Ja kui me vaatame ka statistikat, siis tegelikult ma julgen öelda, et 90% meie põllumajanduste ettevõtestest ei oleks ilma toetusteta nullis ega kasumis. Ja see, mis nüüd puutub seda, et siis see toit oleks odavam, no sellele ma vaidlen absoluutselt vastu, sest kui me paneme siia laua peale näiteks selle piima hinna, mida põllumees saab ja selle hinna, mis on juba kooritud piim seal poes, siis siin on ikkagi kahekordne vahe. Nii et need hinnad sõltuvad ära kaupmeestest, piimatööstustest, et kui ka ütleme põllumehed toetusi ei saaks, need hinnad ei muutuks. Jaan, kas sinu poolt on vastus see, et võikski igalt poolt ära kaotada? Kui tervest Euroopast kaob ära, siis nad võiksid veel mõned aastad olla sedapidi. Ma räägin just investeeringutoetustest, sest meil on ütleme nüüd, võiks öelda, et lüpsilehmadega hakkab enam-vähem saama juba korda, et kõik on nõuetele vastavas lautades. Kuskil pooled noorloomad veel ei ole, sõnnikuhoidlatest võib-olla 90%. Et kui me need asjad saaksime Euroopa Liidu toel ära teha, siis võiks igasugused toetused kaduda ja siis me oleksime konkurentsis eespool, kui me praegu oleme. Ma julgen jääda siis nüüd eriarvamusele nagu eelkõnelejatest. Et ma arvan, et kui põllumajanduspoliitikat ei oleks ja neid toetusi ei oleks, siin oli palju nagu selles mõttes ma nõustun, et jah, me oleme täna seal nii-öelda rivi lõpus oma nagu tasemetelt ja selles mõttes peame rohkem tööd tegema, et nii-öelda samamoodi haljale oksale saada. Aga kui need ei oleks, ma arvan, et meie siin, mina ei tahaks ja ma arvan, teie enamus ka ei tahaks seda põllumajandust, mis nendes nii-öelda siis täiesti liberaalsetes vabaturumajanduslikes tingimustes valitseb. Et sellel juhul meil ei ole mõtet rääkida, et me tahame seda, teist või kolmandat, et põllumehed peavad nii-öelda pakkuma seda või kolmandat või neljandat hüve, et siis ongi see väga nii-öelda turumajanduslik, toodetakse seal, kus on odavamalt,
toodetakse seal, kus on nagu konkurentsieelised, loomakasvatus selles maailma otsas, taimekasvatus mingisuguses teises otsas ja ka see maailma nii-öelda väga spetsialiseerumine on täiesti paratamatu, et seni, kuni me usume nagu turumajandusreeglitesse, hakkab see siin täpselt samamoodi toimima. Mingisugused keskkonnaalased piirangud tulevad ja sealt tulevad ka need nii-öelda spetsialiseerumised. Aga õnneks maailm on palju keerulisem. Euroopa Liit ei ole ainuke, kes oma põllumajandust toetab. Ja need kõige nii-öelda suurema häälega mittetoetajad toetavad oma põllumajandust vähemalt sama palju, kui mitte rohkemgi, rääkides USA-st, rääkides Austraaliatest ja nii edasi, kes toetavad lihtsalt teistsuguste meetoditega, mis ei ole nagu nii otseselt panna nagu võrdlusesse. Uus-Meremaa nii-öelda kõige liberaalsem. Selgelt on seal tootjate monopolid, turustusmonopolid ja nii edasi ja need on need teistsugused meetodid, kuidas nii-öelda seda oma tootjat kaitstakse. Nüüd tulles lähemale sellele jutule, ma tahan öelda, et Eesti, mis mind nagu häirib alati on see, et me kujutame siin asju ette nagu suuremana, nagu me neid asju ise tegelikult nagu teha saame. Et Eesti on Euroopa põllumajandusturust mingisugune 0,2% ja toetustest samamoodi nagu 4%, et meil ei ole mõtet siin nagu vehkida ja rinnale taguda seda, et kuidas toetusteta oleks nagu hea elu, et kui see tegelikult ausalt öeldes ei ole nagu otseselt ikkagi meie enda kätes. Ja teine, mida me saame teha ja mida me olemegi teinud ja millest võiks ka kõvema häälega rääkida, et vaatamata sellele, et Eesti põllumajanduse otsetoetused on, nagu Jaan ütleb, tagantpoolt teised suuruse poolest. Vaatamata sellele ka põllumajandusorganisatsioonide toel me oleme näinud, et on mõistlik just nimelt neid halbu keskkonna saastamist soodustavaid, kui olla irooniline, toetusi tõsta esimesest sambast teise sambasse just nimelt selleks, et me saaksime nii-öelda siis seda nimetatakse kui vahepeal lolliks rahaks nagu see esimese samba sissetuleku toetus. Et selle arvelt saaks teha toredaid asju maaelu arengukavas, et selle arvelt saaks suurendada keskkonnasõbraliku majandamise toetust, mis ka nüüd siis uuel perioodil tänu sellele, et Eesti põllumehed on olnud valmis nagu mõtlema ka tuleviku peale, et me saaksime uuel perioodil toetada keskkonnasõbralikku majandamist juba mitte 400 000 hektaril, vaid 500 000 hektaril ja siit samas me ei viitsi hakata, see ei huvitagi mitte kedagi, aga nendest aruandetest viited sellele, et vaatamata sellele, et ka Eestimaa Loodusfond ütleb, et need keskkonnasõbraliku majandamise nõuded on täiesti lahjad ja mõttetud, leiab siit nendest aruandest väga ilmekaid viiteid sellele, et nad siiski soodustavad keskkonnasõbralikku majandamist ja seesama, mis ma viitasin, et liblikõieliste kasvatamine on nendes ettevõtetes märgatavalt suurem kui nii-öelda väljaspool neid skeemi olevate asju ja seal on terve rida lisanõudeid, igast puhveribad ja veekaitse asjad ja nii edasi. Et selles mõttes ma arvan, et ka toetustega me oleme siin Eestis siseselt õigel teel. Ja võibolla seda ka lisaks veel, et tegelikult ilmselt ei ole see üldteada, et kõik toetused on seotud teatud piirangutega. Et kui me saame toetusi, siis me peame nii keskkonna kui muid nõudeid täitma ja nagu Roomet ütles, on väga palju riike, kus toetusi ei maksta, siis ka mitte mingisuguseid piiranguid ei ole. Et tegelikult need toetuste mõte ongi osaliselt see, et katta selle põllumehe piirangutest tulenev saamata jäänud tulu. Et põhimõtteliselt, kui ma nüüd Roometi vastuse kokku võtan, kas ma sain õigesti aru, et muidugi me ei ole üksinda siin, et meie nüüd otsustame, kuidas Euroopa Liit edasi liigub, aga mingi seisukoht või eesmärk meil endal võiks ju ka olla, et kuhu poole me tahame liikuda. Et kas see vastus oli see, et põhimõtteliselt toetused peavad jääma selleks, et stabiliseerida turgu, aga et sellised sissetulekutoetused, nende asemel võiks olla pigem investeeringutoetused? Ma arvan, et reaalselt ja ma usun ka toidujulgeoleku asjadesse, mõtleme nagu tänasele mingisugusele laiemale kontekstile, mis siin nagu ümberringi toimub, et toidujulgeolek on
on iga kell igal riigil nagu oluline asi. Aga no põhiline ma tahan öelda, et ma arvan, et põllumajandustoetust on pikk iga. Kindlasti kaugemale kui 20 aastani. Sellepärast, et seni kuni me oleme oma ühiskonnaga, kus me oleme, me tahame igasuguseid ägedaid asju. Ja ilma, et sa ka avalikku raha ei suuna ümber ja ei maksa neid asju kinni. Aleksei unistab rannakarjamaadel olevatest lihaveistest. Mina ka olen Hiiumaal mitmel korral käinud ja ahedades vaatan seda, aga selge on see, et nende tootjate sissetulekust ja ma arvan, et ma väga palju liiga ei tee, umbes pool tuleb toetustest. Et selles mõttes need on ka need asjad, millel me võiksime mõelda, et kui me neid kihvte asju tahame, siis nendel on oma hind ja ma arvan, et paljude asjade eest ühiskond on ka valmis maksma, et see ei ole nii mustvalge, et minnes ka vulgaarseks, et kuradi põllumehed kogu aeg peab toetama. No tegelikult toetust ei ole niivõrd ikkagi põllumeestele kui tarbijatele. Julgen ma öelda, et põllumehed saaksid hakkama, kui Euroopas need kaoksid, aga tarbijatel läheks raskeks. See on üks küsimus publikust. Tere, olen Heino, olen ökotalunik Harjumaalt ja ma olen mahetootja ja olen ka nende toetustega seotud ja nii palju, kui mina ise olen aru saanud nende toetustega, et tegelikult need toetused lähevad meil kõik sisendite ostmiseks, aga need sisendeid toodavad, ütleme, piltlikult kõik linnamehed, et raha läheb kõik otse tagasi, aga minule jäetakse ka need, ütleme, äririskid ja siis ilmastikuriskid, need jäetakse ka veel talunike peale ja siis need nõuded, mismoodi siis seda raha siis kasutada ja siis kuna meil on ikkagi, ütleme, turu suhtes me oleme omahinna suhtes on kõlvatus konkurentsis, nagu ka Jaan ütles, et siis on, me oleme teatud mõttes ka, ütleme, topelt koormus all ja kui me nüüd tahame ka need on keskkonnasõbralikud majandada, mis on ka need vahendid ette nähtud, siis me peame ikkagi väga palju rehkendama, et kuivõrd ausalt me ka selles mulla suhtes käitumine, et see mulla peremehel on, ütleme, sellises majandusmudelis väga raske olla ja see ka, et ei ole jätkusuutlik ja üks toetuste põhjus on ka see, et see aitab ka teatud mõttes ka tagada meie põllumeeste keskmist elustandardit, mis on Euroopas, me ei saa ennast võrrelda, ütleme, mingisuguse Aafrika riigi põllumehega, et muidu lihtsalt nende tootjate, kes põllumajandusega tervist lihtsalt ei tegeleks sellega ja üks raskendav asjaolu on ka ikkagi, mis nüüd tuleb, ka mis võib-olla toetusi edasi hoiab, on ikkagi see tulenev põllumeeste, see põlvkondade vahetus ja see on päris, ütleme, karm aeg, et ma olen ise otsapidi selle sees, et mida ma nüüd jätan poja, et mismoodi ma talle ütlen ja mismoodi teed ja nii, et see on ka, ütleme, omamoodi vastutus mulla ja ka laste eest. Ma täpsustan, see raha ei lähe linnameestele, see raha läheb kõik piiri taha. Eestis ei ole praktiliselt ei väetisetööstust, ei kemikaali, see kõik läheb piiri taha. Saksamäe, ma seda mõtlesin, et masinid sisendid töötavad. Kas vahepeal on veel saalist siis? Ma lihtsalt ütlen seda, et loomulikult ta nagu läheb, aga me mõtleme ikkagi tagasi 10 aastat tagasi, missuguse olukorras üks keskmine Eesti põllumajanduse ettevõte oli, et mehed on nii sitkad lihtsalt, et neil ei olnud kurgus, aga oleks võinud vabalt olla, et midagi rõõmsat nüüd vastu ei vaadanud, et ma ütleks seda, et isegi kui ta läheb tagasi sinna mingi Saksa kombainitööstusesse, siis ta paneb vähemalt raha liikuma ja ka see ettevõtlusena see põllumajandustootmine on ikkagi saanud hoo sisse, et on seda raha ka kuskile tagasi liigutada. Ta tuleb ju tegelikult täpselt samamoodi nende samade kombainitöösturite kogutud rikkusest, mida me siin Euroopas ümber jaotame. Mul on nüüd paar küsimust Jaan Sõrrale. Oled põllumeeste protestiaktsioonide veteran. Viimane oli see Balti traktor. Et küsimused sellised, et kas nüüd on need aktsioonid läbi ja ei ole kellelegi enam midagi protestida ja milline on olnud nende aktsioonide tulemus, et mida sa hindad nüüd nendeks saavutusteks selle
noh, siin on juba üle 10 aasta, 15 aasta jooksul. No see läheb keskkonnateemast väga mööda, aga ütleme väga lühidalt, mis traktoriaktsiooni, mis me tegime ikkagi ju Põllumajandus-Kaubanduskojaga koos ja Läti ja Leeduga koos, palju me saime Brüsselist raha juurde, ütle nüüd. No meie hinnangul see hinnasild, mis me sealt tõime, on 175 miljonit eurot, et selles mõttes on seda päris suur raha. Muidugi me ei ole rahul sellega, kuidas seda raha jagati, aga hea küll, aga mis nüüd puutub tulevastesse aktsioonidesse, siis praegu ei oska selle kohta midagi öelda, aga nagu te olete kuulnud, Vene turg on kinni, pool meie piimast lubatakse otsida uusi turge, räägitakse Aafrikast, nii edasi, ma ei usu, et see nii ruttu tuleb. Ja noh, meie põllumehed on ikka võrreldes ka teiste uute Euroopa Liidu riikidega väga viletsas olukorras selle poolest, et kuna uute riikide toetused on tunduvalt madalamad kui vanade riikide omad, siis Brüssel lubab riigil juurde maksta niinimetatud top-up'i ehk riigipoolset lisatoetust, mida näiteks sellel aastal Läti-Leedu teeb, Eesti seda ei tee. Ja kui me võtame veel 2 asja, et kõite kaugel ei ole see sigade Aafrika katk, ei ole ükski piir seda kinni pidanud, kui see ka veel Eestisse jõuab ja kui jõuab ka veel piimakvoodi trahv, kui kõik need asjad, ütleme praegu kompleksis on, siis ma ütlen, et siis tuleb niisugune katastroofi aasta, et kas tuleb valitsuse käest võib-olla isegi nöör üles moomiseks küsida. Nii masendavaks see asi ei kipuks, siis ma võib-olla üritaks teiega koos natuke unistada, ettepoole vaadata nagu positiivsemas mõttes, et muidugi meie praegu ei otsusta, et kuidas kõik olema hakkab, aga paluks teile unistada, et selles võtmes, et nagu Roomet alustas sellest, et iga päev mõtleb selle peale, et kas peaks toitu vähem tootma ja keskkonda vähem koormama või siis toitu rohkem tootma ja keskkonda rohkem koormama. Et selles võtmes, et milline on see kompromiss, kuidas keskkonna ja toidutootmise mõttes 20 aasta pärast Eesti toidutootmissektor, kui palju võiks olla mahepõllumajandust, kui palju võiks olla mingisuguseid uusi keskkonnameetmeid, mida täna ei kasutata või et unistage natukene 20 aasta pärast, et kuidas me saame vähendada keskkonnamõju, aga endiselt süüa Eesti toitu. Sa oled noorem hakka peale, mind võib ole 20 aastast. Ma ütleks niimoodi, et me peame jätkuvalt hästi palju investeerima sellesse valdkonda, et ka neid kompromisse leida, et no, ma saan aru, et mingite inimestega selles osas me ei jõuagi kokkuleppele, et no ühed tahaksid ikkagi, et me nii-öelda teeme vähem selle pinna pealt. Mina ütlen, me ei pea nagu vähem tegema, vaid me peame tegema seda niimoodi arukalt ja mõistlikult, et me need võimalikud ohud ja riskid kõrvaldame. Nendeks on olemas meetmed, me teame, et eelmise, ma ei tea, me oleme Euroopa Liidus 10 aastat, oleme enam-vähem saanud ka investeerida. Me oleme suutnud päris palju näiteks kas või piimakarja osas nagu lehmi viia uutesse tingimustesse. Me oleme saanud päris palju renoveerida, uusi ehitada, sõnnikoidleid ja nii edasi ja need on kõik need asjad, mis ka lõppkokkuvõttes seda keskkonna olukorda mõjutavad. Nüüd mahedas, ma arvan, et Eesti on nagu selles mõttes ju õnnelik maa, et meil on nagu ressurssi, loodusressursi näol on meil olemas nagu siiski piisavalt, et ma arvan, et me saame unistuse tasemel täita nii minu unistused sellest, et me kasutame seda ressurssi riigi rikkuse loomiseks, me arendame eksporti, me ei näe iga turukriisi, ka selle Vene kriisi ajal nagu ei hakka kasutama sõnu, et me toodame üle ja kellel seda vaja on ja nii edasi, et tegelikult see sektor annab 10% kogu Eesti ekspordist, et see on nagu väga tähtis, et tegelikult meil on vaja seda raha tuua siia riiki, et neid, mitte ainult siis põllumajandust, vaid ka nagu kõiki teisi teid ja kõiki muud asju ehitada ja parandada ja remontida, et ma ei tea, meil ei ole ju väga palju ressursse, sisuliselt mets, maa, midagi veel, aga meil need vanad Swedbanki reklaamid, et naftat otseselt kuskilt ei purska ja nii edasi, et selles mõttes neid loodusressursse me peame ka nagu arukalt kasutama, et selles mõttes ma tahaks öelda,
arvestades, et noh, me oleme ilmselt kõige hõredamini elav rahvas nagu siin Euroopa Liidu riigis, et meil jätkub endale, jätkub ka teiste riikide tarbijatel toidu tootmiseks ja jätkub ka maheda suurendamiseks selles mõttes, et kui täna mahepõllumajanduse pindala on mingi 15%, et ma usun küll, et mingisugune 20, noh, see diskussioon, et nagu kus on see piir, ma ei oska seda öelda, aga lõppkokkuvõttes eks see on ka seotud nagu meie enda rikkuse arenemisega, et kui palju me oleme, noh, seesama teema, et kui palju me oleme valmis ja võimelised oma toidu eest maksma, et me teame, et rikkamad riigid, näiteks Taani on ju, kus ka mahepõllumajanduse turg nagu lõpptoodangu turus on nagu märkimisväärne ja ulatus 70%, et meil me räägime sisuliselt mingist 1%, et noh, siin on tee astuda, aga seesama, et kui me ekspordiga oma rikkust kasvatame, siis me saame ka neid nii-öelda unistusi täita, et kuskil seal see udu vahel see. Sinu arvates need, ütleme, Eesti piimastrateegia, mahepõllumajanduse arengukava, kõik need toidusektoriga seotud arengukavad, et Eestis on ressurssi küll, et nad ei hakka üksteise konkureerima, et saame kõike teha. No siin oli öeldud, et see nõukogude ajal see 1,3 või 4 miljonit hektarit, et noh, vaatame nagu tõele otsa, et loomulikult pole mõtet nagu seda kõike nüüd jälle kasutusse võtta, sest sellest kindlasti väga palju maad oli ka sellist, no on ehitust alla jäänud, aga ega seal ei olnud, ütleme, kogu see maa ei ole nagu ilmtingimata see, kus oleks nüüd mõistlik mingit tootmist arendada, et on need mingid turvasmuldadega alad ja nii edasi, et noh, kui me täna oleme 950 000 hektari juures, ma arvan, et mingi 1 miljoni, 1,1 miljonini võib-olla on see noh, arenguruum olemas ja aga noh, tegelikult see on nagu protsentuaalselt on ka see päris suur kasv, et nagu mida saab sisuga täita ja selles mõttes ma seal näen küll, et nagu, et tulles tagasi, et ma näen, et meil on võimalik rohkem toota, meil on võimalik rohkem eksportida, meil on võimalik noh, jah, vähem saastada ka selles mõttes, et siin see on, noh, minu arust see on väga selgelt seotud nagu investeeringutega, tootmise arendamisega, tehnoloogiate arendamisega, et samad minimeeritud tehnoloogia, paremad väetise külvikud, nii edasi, loomulikult ka tarkust tuleb kasvatada ja uuel perioodil ju tegelikult ka väga palju raha pannakse just nimelt nagu siis inimressursi arendamiseks ehk et ka teadmist juurde tuleks. Nii, sa rääkisid nagu arengukavadest, Alex, sa ju tead, et seal Riigikogu majas on üks arengukavade tuba kohe, kus on kõik Eesti riigi arengukavad, igasugused valdkondlikud, need pidi üle 50 olla ja minu teada ei ole ühtegi neist täidetud. Et need arengukavasid on tõesti palju, aga noh, ma arvan seda, et lihtsalt tulebki see säilitada seda tasakaal nii keskkonna kui põllumajanduse vahel ja Eestis on ikkagi nii teadlased on ütlenud ka seda, et Eesti sobib kõige paremini oma looduslike tingimuste tõttu just nimelt piimatootmiseks, et meil on olemas need rohumaad. Ma arvan seda, et piimatootmine meil kindlasti kasvab, teraviljakasvatus ei ole kõige õigem meil siin, sest me oleme peaaegu juba piiri peal, ütleme seal osas Soomes juba enam teravilja ei kasvatada, et ma arvangi seda, et see, mida me oskame teha ja mis on siin kasulikum teha, et piimatootmine kindlasti meil suureneb, teraviljakasvatus väheneb. Muidugi me peame piimale ja piimatoodetele turgusid leidma, aga noh, nagu te teate, kuidas ka elanikkond maakeral kasvab ja kuidas need vaesed riigid rikkamaks saavad, et ma arvan, et see ei ole ka tulevikus probleem. Ja ma ei usu, et maakasutus suureneb ja noh, kui unistada, siis ikkagi seda, et mis on praegu kõige raskem probleem on meil põlvkonnavahetus, nagu te teate, vaevalt, et te seda teate, aga kuskil 1/4 näiteks juba Eesti piimatootmisest on väliskapitali käes, on üles ostetud. Ja just nimelt sellepärast, et need omanikud, kes on juba 6-70 aastased, et neil ei ole järeltulijaid, nende lapsed ei taha põllumajandusega tegelda ja selleks, et mitte sinna ära surra sinna lehma saba taha, nad lihtsalt müüvad maha, et veel võib-olla enne päris puhkama minekut saaks mõned aastad elada.
nii et noh, tavaliselt ei ole ka ju puhkust neil inimestel olnud, et kõige tähtsam minu meelest oleks see, et ma just unistaks sellest, et tuleb noori peale põllumajandusse, kes võtavad üle oma isade-emade põllumajandusettevõtted ja kui seda ei tule, siis väliskapitali osalus siin kindlasti veel suureneb. Väga ei õnnestunud Jaani positiivsemaks tõmmata ka natukene Kristjanile sõna ja siis on meil kaks viimast küsimust, aga meil juba hakkab aeg natuke otsa saama, aga ma annan veel Kristjanile sõna siis natuke. Ühesõnaga küsimus oli selles, et mis saab 20 aasta pärast. Ja üks asi on kindel. Palve oli unistada. Jaa, üks asi on kindel. 20 aasta pärast me tahame süüa, eks ole. Tahame saada olla toidetud ja endiselt tahame süüa, eks ole. Ja unistakski sellest, et äkki me saame niisama hästi toidetud, nagu me täna saame toidetud. Ja võt see on nüüd küll väga suur väljakutse. Sellepärast, et kui me jätkame samal viisil, nagu me praegust oleme seda teinud, siis see ei ole võimalik. Jah, me praegust kurname oma muldasid ja 20 aasta pärast oleme selles suhtes lõõkise küla ees, et me ei saa enam seda saaki. Ja muidugi üks võimalus, äkki me saame osta. Aga me ei tea, mis olukord on globaalmajanduses, kui rahvaarv kasvab ja toiduarvud igal pool vähenevad, kas meile müüakse ja mis hinnaga meile müüakse. Küsimus on toidujulgeolekus. Ja see on väga huvitav asi, et seda toidujulgeoleku mõistet kasutavad praegu tootjad õigustuseks, et just nimelt intensiivselt toota väitavad, et see toidujulgeolek vastupidi. Toidujulgeolek on see, et sa ei kurna praegu intensiivselt, vaid vaatad, et need põllumaad oleksid toimivad. Ehk siis jah, põllumaid on tarvis hoida, kasutuses hoida, mitte võssa kasvada, aga veelgi tähtsam, mitte muldi välja kurnata. Nii et millest siis me peaksime unistama, on see, et jätkatakse küll põldudel savi kasvatamist ja põllumajandus jätkuks, aga et arendatakse keskkonnasõbralikud viisid selle tegemiseks. Ja kusjuures see ei ole üldse lihtne küsimus. Mul ei ole siia pakkuda lauale lihtsalt retsepti. Jah, ma tegelen sellega igapäevaselt ja ma tean, kui raske see on, et on võimalik. Ja on võimalik seda teha paremini ja selleks ongi tarvis, siin on juttu olnud, et tegelikult on see väga keeruline agronoomiline küsimus. Väga keerulised metoodilised, tehnoloogilised, tehnilised küsimused, et kuidas seda teha. Ja see nõuab tegelikult põllumeestelt suuri teadmisi ja paindlikkust ja tõesti seda sükest põlvkonnavahetust on tarvis. Kui seda suudetakse teha, siis 20 aasta pärast saab unistus täidetud ja me oleme endiselt sama hästi toidetud nagu täna. Paremini. On veel üks ala, mida ei peeta põllumajanduslikuks tootmiseks, aga millel on oluline roll maakasutuses. See on hobusekasvatus. Ja praegu on meil hobuseid kasvatatakse üle, aga neid on veelgi vaja rohkem kasvatada. Ja nüüd konkreetne ettepanek põllumajandus-kaubanduskojale, aidake nendel hobusekasvatajatel lahendada see turu küsimus. Muidugi on siis kohe, et kas see turukaup on kvaliteetne ja kõlbulik, aga põllumajandus-kaubanduskoda on nii võimas organisatsioon, et ta oskab leida need lahendid. Kas see mõnda teinud nagu hobuseliha ametlikult ja märgistatult ja ausalt turule? Hobuseliha on väga hea, las hakkavad meil lihahobused kasvatama kindlasti läheb. See on üks asi, aga teine asi on sporthobused. Aga sellel ei ole põllumajandusega mingit pistmist, ärge ajage segamini. Sporthobused. Maakasutusega on tegemist. Ettepanek tuli. Ma olen sinna hallide tsoonidega tekib siin tore vaidlus, et kelle omas on nagu mitme küla koer, et ühest küljest nagu mitu peremeest, aga samas peab süüa andma, siis keegi ei taha. Aga mul on küsimus selles põlvkonnavahetusega, et siin oli juttu, et nüüd senised pidajad enam ei jaksa ja üles ostavad välismaa omanikud, jah? See on tegelikult strateegiline ost, ja samas ütleme, öeldest, et omad lapsed ei taha, aga kui tahab näiteks Oluspere kutsekooli lõpetanud küllaltki selline hakkajad tegelane on ju, ja temal pole vanemate talu ega seda majapidamist.
tema tahaks nüüd siin hakata majapidamisega tegelema, aga tal ei ole seda ostujõudu, mis on välismaalastel. Et kus jookseb nüüd see piir või millised te pakute ise lahendusi, et kuidas sellest olukorrast välja tulla, et keegi enam ei jaksa, keegi tahaks, aga tal ei ole raha ja samas tahaks väljatingitud puhkust, on ju, ja selle peale ühekordse ostuga tegelikult läheb strateegiline julgeolek välismaa omandisse. Ja no mitte nüüd ainult välismaa, viimasel ajal on ka Eesti ärimehed saanud aru, et põllumajandusse tasub investeerida ja on ka Eesti kapital. Aga ma ei oska sulle, sorry, sellele vastata, sest noh, kui sa mõtled ise, et sul on näiteks suur põllumajandusettevõte, ühesõnaga sul on seal lapsed, näiteks poeg, tütar, kumbki seda ei taha, ega ei ole siis küsimus ju selles, ütleme, et noh, ta ei pruugigi ise seda põllumajandusettevõtet mitte juhtida. Ta võibki võtta need spetsialistid sinna tööle olust verest, eks, ja tavaliselt ükskõik kui see ka maha müüakse, siis töölised jäävad ikkagi samad. Aga asi on selles, et tal ei ole lihtsalt seda kellelegi üle anda ja ta ei taha niiviisi seda teha, et kui tema ükskord kaob, et siis lapsed jagavad ära, müüvad maha, ütleme, ta müüb selle lihtsalt enne ise maha. Põllumajanduskoda ja ühistud näiteks võivad teha nendele puhvertsooni, et see tegija tahab, ta saab, ütleme, mingi pikaajalise laenu ja võtab selle asja üle. Sa võid hakata jah, võib-olla peale, ma ei tea, kõige rohkem 100 hektari, võib-olla teraviljaga või seda, noh, on olemas see noor põllumehe toetus, eks, aga noh, ma ütlen seda, et ilma kapitalita põllumajandusse tulla, see ei ole võimalik. Sa võid tulla aiandusse, sa võid võtta mingisuguse niši, ma ei tea, hakata tõesti ainult kas lambaid kasvatama või vihmaussi või midagi, aga kui sa tahad tõsiseks tegijaks saada, siis ei ole seda võimalik, mitte keegi ei anna ka laenu ilma tagatiseta. Et see on niiviisi kahjuks. Nii, väga põnev on teiega rääkida. Mul oleks olnud järgmine aasta, ma arvan, me teeme kõrvale teise telgi, kus saab järelarutelusid pidada, sest meil nüüd kohe 2 minuti pärast hakkab siin juba järgmine väga põnev arutelu sellest, kas keskkond on müügieelis või on see puhas rohepesu, kui keegi ütleb, et ta teeb ökotooteid. Et olete kõik teretulnud siia edasi jääma, aga kõigile esinejatel on Elfi poolt siis tänutäheks väike raamatuke meie tegevusest viimase 5 aasta jooksul. Suur tänu! Aitäh teile! Aitäh!